21. peatükk. Saatana maja. Sel päeval, kui ma kardan, loodan ma sinu peale. Psalm 56:4. Kus sa elad? Kelle juures? Küsisin Johannelt. Ema endise Peika juures, vastas ta. Ta ei ole praegu siin. Tüdruku nägu oli tõmbunud emotsioonituks maskiks. Teadsin, et Johanne ema suri mitu aastat tagasi, nii et ma polnud siiani kindel, kes ta siia oli toonud ja miks. Kuulsin ta selja tagant hääli ja märkasin, et läbi akende ja ukse avada jälgisid meid uudishimulikud pilgud. Lähme jalutame, ütlesin ja võtsin Johannel käest. Tüdruk hoidis tugevasti minust kinni ja me olime vaevalt väravast välja jõudnud, kui ta tõmbas mind endale lähemale ja sosistas mulle kõrva. Palun võta mind endaga kaasa, anus ta. Hääles pinge. Kas sinuga on kõik korras, küsisin ja pigistasin õrnalt ta kätt. Ma ei taha siia jääda ja ma ei taha ka tagasi Gressieri inimeste juurde minna, sest nad peksavad mind, ütles tüdruk vaevu kuuldavalt ja pööras pilgu kõrvale. Ta oli 12-aastane, peagi neiu ikka jõudmas, kuid ta oli umbes sama pisike kui minu 9-aastane Miika. Tundsin, et hakkan vihast lõkendama, mõeldes kõigile neile kordadele, mil olin teda Gressieris külastanud. Olin temal ja Saintelil silma peal hoidnud ja üritanud rääkida ka tema vanema vennaga, kelle juures tüdruk elas. Kui mu vihalaine lahtus, tundsin tema pärast ainult kurbust. Keerasime ringi ja kõndisime tagasi Voodoo templisse. Seal olles uurisime Vadliga kordamööda templi ümbruses ringi uudistavatelt täiskasvanutelt Johanne peremehe asukohta. Üks 40-ndatest naine pööritas põlastavalt silmi ja keeldus vastamast. Jätkasime küsimuste esitamist, kuni ta viimaks haugatas. Mina selle plika eest ei vastuta, ma ei ütle teile midagi. Järgmisena küsisime naiselt mehe telefoninumbrit, et talle helistada. Tal ei ole telefoni. See on kadunud, nähvas ta meile. Teda pole praegu ja ma ei tea, millal ta tuleb. Kas me võime teda siin oodata? Naine kehitas õlgu ja keeras meile selja. Otsustasime oodata väljaspool väravat, eemal Voodoo atribuutikast, jälgivatest silmapaaridest ja selle paiga süngest ning raskest atmosfäärist. Uurisin Vadli käest, mis tema asjast arvab. Ta vastas mulle vankumatu enesekindlusega. See on tõsine asi. Ma arvan, et Jumal tahab, et me tüdruku endaga kaasa võtame. Otsisin vastust. Issand, oled sa kindel? Küsisin. Rinnus tekkis äng, kui üritasin välja mõelda, kuidas seda korraldada. Meid oli selgesti vähem kui siinseid uudistajaid ja ma ei tahtnud seadust ka rikkuda, et mind ei saaks süüdistada Johanne äraviimisest tema elukohast. Kuid Vadli ei jätnud. Me lahkume täna siit koos selle tüdrukuga, Jumal teeb selle teoks. Nõustusin ja hakkasime üheskoos mehe kiire tagasituleku eest palvetama. Järgmisel hetkel kuulsime mingit kolinat ja keegi hüüdis meid. Kiirustasime tagasi traatvärava juurde ja seal seisis Johanne ema endine elukaaslane. Ta viipas käega, et tuleksime sisse. Rõhumise ja kurjuse õhkkond oli veelgi tuntavam kui enne. Mees pööras end meie poole ja tervitas meid oma koju. Bonsva, ütles ta kerge muigega ja viipas käega, et ma toolile istuksin. Tema muie tõmbus aeglaselt kõverdunud irveks ja mul hakkas halb. Ennast ja teisi tutvustades tunnetasin otsekohe mehe vastupanu meie suhtes. Ta ei lase ilmaski Johannel ära minna, mõtlesin. Kui selgitasin, et tunneme koolis Johannest puudust, tõmbas mehe irve veelgi õelamaks ja tundus, et talle tegi meie hoolimine ainult nalja. Ta muutus ülbeks ja pilkavaks. Johanne seisis tema selja taga ja ootas. Palvetasin lühidalt, et Jumal näitaks mulle, mida teha ja teadmata, mida öelda, avasin lihtsalt suu ning püha vaim võttis ohjad üle. Olin sarnast asja varemgi kogenud, kus issand näitas mulle oma väge seeläbi, et muutis mu kreoolkeele oskuse peatuks. Äkitselt oskasin kasutada sõnu ja Haiti kõnekäände, mida ma polnud kunagi varem kuulnudki.
Sõnad otse voolasid minust esile, kui selgitasin talle Johanne olulisust koolis ja kui õnnistatud me oleme, et meile on talle koht, kus ta saab elada. Selle kõige põhjendamine, miks me tahame teda kaasa viia, tundus kestvat terve igaviku ja ma ei mäleta sellest suurt muud, kui et ma kõik see aeg lakkamatult oma sisemuses palvetasin ja kuulsin, kuidas ka Jesse, Joss ja Bradley minu tooli taga seistes oma palveid sosistasid. Kui olin lõpetanud, hakkas mees rääkima täiesti seosetut juttu, nagu näiteks seda, et ta peab tüdruku ette valmistama ja kuidas too ei saanud ikka enne ära minna, kui mees on ettevalmistustega lõpule jõudnud. See ajas mind ainult veel vihasemaks. Too preester kõneleb noore tüdruku ettevalmistustest. Jääb ära. Bradley segas vahele, nägu murelik ja ütles kartmatult. Meil on kõik olemas, mida tüdrukul vaja läheb. Ettevalmistusi pole tarvis. Mees raputas pead ja päästis suust kahetseva ohke, justkui meid oma ei jaoks ette valmistades. Ma ei saa lubada tal teiega tulla, ilma et oleksin enne tema vanema poolvennaga rääkinud, ütles ta. Jutt käis samast inimesest, kes oli tüdrukut Gressieris peksnud. Lootus, et ta Johanne tulema laseb, näis üsna kahtlasena. Kuid millegipärast tundsin end äkki palju enesekindlamana. Keerasin ringi, et vaadata oma abikaasale, armsatele sõpradele, Jessile ja Bradleyle ning kogesin, nagu oleks meie ümber terve Jumala inglite leer. Atmosfäär muutus kergemaks ja vabamaks. Jesse pilgutas mulle silma ja naeratas. Jossi näost peegeldus Jumala õiglane viha ja Bradley seisis ja ootas rahuliku kindlusega, et Jumal selle võitluse võidaks. Äkitselt keeras mees oma põrnitseva pilgu tüdruku poole ja küsis. Noh, mida sa ise tahad? Mehe hääl oli ähvardav ja pilgel sarkasmi. Tüdruk vaatas maha ja lausus vaikselt. Tahan koos nendega minna. Mis sina sellest arvad, uuris mees oma tüdruksõbralt. Mul vahet pole, vastas naine ükskõikselt, vaevumata isegi üles vaatama. Mees kehitas õlgu ja vaatas Bradley poole. Ma ütlen ta vanemale poolvennale, kuhu tüdruk läks. Seejärel uratas ta Johannele. Võta oma kotid. Tüdruk kadus kusagile maja tagaossa ja ilmus hetke pärast välja, seljas 3 numbrit väiksem pluus ja jalas 3 numbrit suuremad püksid. Kaasas kandis ta Respaia koolilt saadud koolikotti, milles oli koolivorm. Johanne keeras ringi ja vaatas lapsi, kes olid sinna vaatama kogunenud. Ei mingeid hüvasti jätte, ei mingeid kallistusi, ei midagi, ei kelleltki, mehelt kaasa arvatud. Tüdruk keeras ringi, õrn naeratus näol ja sammus väravast välja. Järgnesime talle nii kiiresti, kui saime ja ruttasime auto poole, kuna tahtsime sealt kiiremas korras minema saada. Minema kõndides hoidis Johanne mul käest nii kõvasti, kui sai. Olime kõik vait ja emotsioonidest vallatud. Istusime autosse ja vaikisime veel hetke. Seejärel puhkasime naerma ja nutva ning rääkisime üksteise võidu, kui võimas on Jumal ja kuidas ta võitleb oma laste eest nagu tõeline sõdalane. Kui auto hakkas liikuma, istus Saintil kivistunud näoga oma kohal. Kas sinuga on kõik korras, küsisin ta käest. Poiss noogutas. Kas sul on hea meel, küsisin. Järjekordne noogutus. Kas sa mõistad, millega sa hakkama said, küsisin õrnalt. Kas sa näed, kuidas Jumal sind kasutas? Sa võitlesid oma õe eest. Sina juhatasid meid siia. Mu hääl tõusis erutusest. Olin nii uhke ta üle. Me poleks saanud seda teha ilma sinuta. Nutmine on täiesti lubatud. Need on rõõmupisarad ja Jumal tahab, et me oleksime rõõmsad. Me oleme nüüd kõik koos ja Jeesus oli terve selle aja meiega. Saintil kuulas mu sõnu. Ta silmad täitusid pisaratega ja esialgu ta püüdis neid käe seljaga ära pühkida. Siis aga tamm murdus. Hoidsin talt ümbert kinni ja ütlesin, kõik on hästi. Me teame, et sa tundsid Johannest puudust, sest Jumal on andnud sulle nii suure armastuse oma õe vastu. Saintil ulgus Jessis üles ohjeldamatult, hoides terve tagasitee kramplikult oma õel käest. Johanne tuli tol õhtul meie juurde koju. Olime rampväsinud ja endiselt šokeeritud selle õela sarkastilise ja ülbe mehe vastuseisust, kellel oli tüdrukuga midagi paha endelist plaanis. Kuid Jumalal olid teised plaanid ja see, mis ta äsja korda saatis, vapustas meid hingepõhjani.
Jumal võitleb isatute eest ja see lahing on nii reaalne. Olime alles raadiost kuulnud laulu põrgu rüüstamisest ja sõna otseses mõttes päästnud Johanne saatana majast. Me olime astunud tema majja ja Jeesuse abil Johanne tema haardest vabastanud. Jumal on kõige imelisem sõdalane ja kõige vapram, tugevam ja kaunim näide isast. Johanne ja mina oleme mõlemad isatud ja ma olen nii tänulik, et Jumal on nii talle kui mulle isaks. Tänu temale me võitsime. Milline triumf! See ongi evangeelium. Üks inimene korraga, üks laps korraga. Edenemine võib tunduda vahel vähene ja aeglane ning tõeliste muutuste toomine võimatu, kuid sellistel hetkedel tuletatakse meile taas meelde, et Jumal on liikvel ja tegutseb. Elu läks Gressieris edasi ja Johanne elas taastumise ajal meie juures. Ühel päeval, kui ta oli alles veidi aega meie juures elanud, tuli ta koolist koju ja hüüdis paaniliselt. Mu vanem poolvend on pahandustesse sattunud, nii et ta võttis Saintili ja viis minema, ütles ta. Küsisin, kus ta vanem vend on, kuid tüdruk ei osanud vastata. Olin mures ja tegin mõned telefonikõned, kuid kõik asjata. Tundsin, et meie ei saa siin midagi teha ja hakkasin Jumala poole palvetama ning anuma, et Saintil koju naaseks. Päevadest said nädalad. Ühel õhtul 5 nädalat hiljem, kui me parasjagu õhtusööki sõime, kajas meie raudväraval koputus. Kes seal on, hüüdis Joss. Ei mingit vastust. Kes seal on, kordasin mina kreoolkeeles. Värava tagant vastas üks vaevu kuuldav hääl. Keegi allkorruselt läks avama ja seal seisis Saintil. See väike 9-aastane poiss oli olnud Respaia Haiti kristlikust koolist kadunud juba üle kuu aja. Ta tuli longates väravast sisse, ümberkukkumiseni väsinud ja kurnatud. Tormasin allkorrusele ja külvasin ta kallistuste, muside ja naeratustega üle. Poisi suunurgad kerkisid vaid vaevu märgatavalt. Oli ilmselge, et selle tavaliselt nii elurõõmsa ja lõbusa poisiga oli midagi juhtunud. Esimene asi, mida ta pärast uksest sisseastumist ja toolile istumist küsis, oli, kus on Johanne? Saatsime otse kohe kellegi Johannet kutsuma. Saintil ei osanud meile selgitada, kus ta oli olnud ja ta ei andnud meile ühtegi otsekohest vastust. Midagi ei klappinud. Tajusime, et millegi pärast ta kõhkles, kas ja mida meile üldse rääkida. Saintil oli nõrk nagu nälginud laps, kuid ta keeldus igast toidust, mida ma talle pakkusin. Vaatasin valutava südamega tema aukus silmi ja kurnatud keha ning osa tema vastustest hakkas lõpuks mingit loogilist tervikut moodustama. Ta oli tulnud jalgsi linnast nimega Jakmel, mis on peaaegu 3 tunni autosõidu kaugusel. Poiss oli eelmise päeva varahommikul lahkunud ja kõndinud üle lugematu arvu mägede ja orgude, et jõuda Gressieri. Ta oli muudkui kõndinud ja kõndinud, et tagasi õe juurde jõuda. Kuulasime tema jutustamist pisarad silmis. Poiss oli kõndinud 2 päeva ilma söömata, et siia jõuda. Nii kangesti tahtis ta oma õde Johannet näha. Peale oma vägivaldse vanema poolvenna oli Saintili õde tema ainus pere, kes tal oli, ning ta teadis, et meie juurde tulles leiab ta siit ka Johanne. Tema loo ilu ja kurbus võtsid oimetuks. Kui Johanne kuulis, et Saintil on majas, jooksis ta suurest rõõmust venda kallistama, aga tegi seda nii tormakat, et oleks oma nälginud venna peaaegu jalust niitnud. Tüdruk vaatas meile hirmunult otsa, nagu öeldes, ta ei tohi sinna tagasi minna. Saintil peab kooli tagasi minema, ütles ta kindlal häälel. Kõik tunnevad temast puudust. Tüdruk vadistas oma vennale rääkida, kuidas tal oli viimasel trimestril koolis väga hästi läinud ning kui poiss oleks koolis olnud, siis oleks ka tema oma kontrolltööd edukalt ära teinud. Mõlemad, nii Saintil kui Johanne pandi eriklassi, mis oli mõeldud lastele, kes polnud kunagi varem koolis käinud. Programm läbis 1 aastaga 2 esimese õppeaasta materjalid. Siis aga tõmbas Johanne oma randmelt käevõru ja pani selle Saintilile ümber käe. Võrul oli kiri, Jeesuse tiim. Tüdruk kallistas venda ja naeratas rohkem kui enne.
Mitte keegi ei taha, et me koolis käiksime, ütles tüdruk tugeva ja selge häälega. Saintil ei tohi tagasi Jakmelli minna, et nad ei laseks teda enam kunagi kooli. Kui Saintili pea sel õhtul padjale vajus, palvetasin tema üle. Mõtlesin kõigile neile kilomeetritele, mida tema jalakesed olid pidanud läbima, vaatepiltidele, mida ta silmad olid pidanud nägema, ning näljale, väsimusele ja hirmule, mida ta oli pidanud oma pikal teekonnal kannatama. Siiani polnud päris selge, kus kohas ta oli viibinud ja mismoodi minema pääsenud. Kui ta hakkas rahulikku ja sügavasse unne vajuma, teades, et tema õde on sealsamas lähedal ja ta ise armastavate inimeste käte vahel, tundsin, et pean palvetama, et Saintil tunneks end kodus olevat. Mitte ainult seepärast, et ta oli meie kodus koos Josi, Miika, Jessica, Johanne ja minuga, vaid seepärast, et ta puhkas Jeesuse enda hellade käte vahel. 22. peatükk. Naine väravas. Jumal olgu tänatud lahingusalmide eest piiblis. Me astume igal oma elupäeval tundmatusse, on öelnud Ami Carmichael. Ühel ilusal soojal õhtul hakkas öövalvur kohe pärast saabumist minu järele hüüdma. Megan! Megan! Mehe hääles oli tunda ärevust, nii et ma hiilisin trepist alla ja sain temaga maja esisel verandal kokku. Keegi istub teisel pool väravat, ütles valvur ja osutas pimedusse. Järgnesin talle üle õue ja ootasin, kuni ta veeretas raske raudvärava nii palju lahti, et sain välja piiluda. See on tema, see naine, keda me Jessiga nägime. Samal päeval olime Jessiga Bellevue mäelt juttu ajades ja rõõmsameelsetena tagasi kodu poole kõndinud. Viimastest kurvidest kodusuunas keerates nägin kedagi meie maja juures teeäärsetel kividel istumas. Kogu oli kummaline, ettepoole kössi vajunud, aga me saime aru, et tegu on noore naisterahvaga. Sikutasin Jessit käsivarrest ja osutasin naisele, üritades mitte häält teha, kuni me polnud kindlad, kas ta magas või oli haige või midagi muud. Jessil aga oli teine plaan ja ta hüüdis naisele. Hei, on sinuga kõik korras? Kössi vajunud kogu hakkas end liigutama ja tõstis aeglaselt pea rinnalt. Naine vaatas meile otsa ja naeratas nii võigast naeratust, millelt tahes või tahtmata pilgu ära pöörad. Naine ei öelnud sõnakestki, lihtsalt jõllitas, nagu oleks ta meist otse läbi vaadanud. Mul hakkas keset Kariibi kuumust kohutavalt külm ja kõhe, tunne, mis oli siin liigagi tuttavaks saanud. Naine näis habras ja äraolevale pilgule vaatamata füüsiliselt terve, nii et me läksime väravast sisse oma hoovi. Vaatasime üksteisele otsa, tajudes sõnadetagi teisel pool väravat kükitavat pimedust. Sisse jõudes oli mu vaim rahutu ja ma hakkasin majas edasi-tagasi kõndima, palvetama ning lauldes issandat ülistama. Kõiki tubasid ülistades läbi käies liitus minuga ka Miika, kes kõndis mul kannul ja laulis oma pehme lapseliku häälega. Vaatasin tema armsat ja rahulikku olekut, naeratasin talle ning tundsin kergendust. Olin nüüdseks ülakorrusele jõudnud ja heitsin pilgu aknast välja ja üle rõdu ääre, et vaadata kivihunniku suunas, kus naine oli istunud. Seal polnud kedagi. Milline kergendus. Pärast seda toimetasin oma pärastlõunasi toimetusi edasi, veetsin aega lastega, jälgisin, et koolitükid ja kodused toimetused saaks tehtud ning istusin koos perega õhtusöögilauda. Pärast õhtustamist mängisime, käisime pesemas, lugesime unejuttu, palvetasime ja sättisime Josiga lapsed magama. Kui valvur mu nime hüüdis, siis selleks ajaks oli igapäevane rutiin mul selle kummalise naise kusagile väga kaugele ajusoppi ära peitnud. Kael õieli vaatama küünitades märkasin, et naine oli tagasi kividel ja tagasi olid ka mu kõhedad mõtted. Seljas olid tal samad riided ja ta oli sama moodi kössis nagu ennegi, jõllitamas kaugusse. Väljusin väravast ja hakkasin naise poole sammudest tulihingeliselt palvetama. Jumal, ütle mulle, mida teha? Lähenesin talle aeglaselt ja ettevaatlikult ning kõnetasin teda vaiksel häälel. Naine kohendas end sirgemalt istuma, keeras pea aeglaselt minu poole
ja jäi mulle tühjal pilgul otsa vahtima. Naise pilk pani mind õhku ahmima. See võttis mul sõna otseses mõttes hinge kinni. Oleksin tahtnud ringi keerata ja tagasi majja joosta, kus oli soe, valge ja turvaline. Selle asemel aga sundisin end naisele lähemale astuma. Mis su nimi on? Naine pomises midagi, kuid ta kõne oli nii tasane, et ma ei kuulnud ühtegi sõna. Kummardusin madalamale, tema kõrgusele, hoides end targu siiski turvalisse kaugusse. Tema silmad lukustusid minu omadesse ja taas ehmatas see mind kangeks. Tahtsin temaga rääkida, aga ma ei teadnud, mida öelda. Siis hakkas hoopis naine ise rääkima. Tema sõnad ei kõlanud loogiliselt. Ainus, mis mul õnnestus ta jutust eraldada, oli: otsin oma 17 last. Ta jampsis aina edasi ja kuna näis, et ta on kuskile omaenda maailma ära kadunud, palvetasin mõned minutid valjusti ja jooksin siis majja Tatsi järele. Olin Tatsit tundnud alates sellest ajast, kui olin Haitil olnud kõigest mõne kuu. Ta oli väga tark ja tihti mu tütardele lapsehoidjaks. Tatsi tuli kõheldes välja ja jäi koos minuga naise juurde seisma. Ta esitas talle mõned küsimused, kuid sai samasuguseid seosetuid vastuseid. Tatsi vahetas minuga pilke, kehitas õlgu ja astus sammu tagasi. Temagi ei tundnud end laise läheduses eriti turvaliselt. Seisime ja vaatasime seda noort naist ning üritasime välja mõelda, mida teha. Äkki avas naine pisikese kotikese ja võttis sealt välja kortsunud voodilina. Ta hakkas seda lahti harutama ja värava ees olevale betoonist sissesõiduteele laotama. Mida sa teed, küsisin. Naine ignoreeris meid, kobises midagi ja harutas lina edasi. Astusin ettepoole. Mul on väga kahju, aga sa ei saa siin väljas magada, ütlesin valjult. Naise kehahoiak muutus. Ta ajas end sirgu, vaatas mulle otsa ja ta pilgus välgatas äratuntav kurjus. Ta suust kostus ebameeldiv kraaksatus. Pearatsanik saatis mind siia. Ta ütles, et kui ma siin värava ees magan, siis ta annab selle maja mulle. Naine keeras ringi ja osutas majale teisel pool tänavat. Pöörasin end vaatama. Miks ta küll just seda maja endale tahab, mõtlesin. Siis aga hingasin sügavasti sisse, taibates milles asi. See on just see maja, mida me kohe-kohe Dannile ja Ritale rentima hakkame. Rita oli lokkis juustega naine Coloradost, keda olin kohanud Jumalapoja lastekodus, kui nende meditsiinimeeskond seda külastas. Ta rääkis mulle toona pastor Joe'd ja lastekodu puudutavast murest ning meist said sagedalt suhtlevad head sõbrad. Ühel päeval saatsin talle e-kirja ja me hakkasime omavahel arutama, kuidas ta võiks sagedamini Gressieris meie koolis abiks käia. Ma ei teadnud, et minu kirjutamise ajal oli Rita elu just pea peale pöördunud. Ta oli lõpetamas edukat karjääri põhikooli õpetajana ja ootas juba pikisilmi mõne aasta pärast saabuvat pensioniaega. Hetke ajal aga otsustas ta osaleda konverentsil, kus räägiti miljonite orbude täbarast olukorrast üle maailma. Ta astis raamatu orbudest ja viis selle koju, et seda oma elektrikust abikaasale Dannile näidata. Seda mööda, kuidas töögraafik lubas, hakkas ta järjest tihedamini meil Haitil abis käima. Vahetult enne minu telefonikõnet oli Rita tundnud, et Jumal julgustab teda rohkem Gressieri kogukonda panustama ja ta otsustas oma õpetaja töö maha panna. Perekond Noel oli teinud kõik selleks, et meie juurde Kariibi mere saarele kolida ja Rispaia Haitis tööle hakata. Rita pidi tulema kooli ja Dan abistama ehitusjärelevalvega. Kuid nad olid üsna märkimisväärseid takistusi kogenud juba Colorados, nii et osaliselt olin ma juba vastuseisuks valmis. Ometi polnud ma seda oodanud vaese ja abitu naise kujul, kes mu värava ees lammaskles. Mul on kahju, kuid sa ei saa siin väljas magada, kordasin uuesti rangel häälel. Naine naeris kõkkutades ja ütles taas. Pearatsanik saatis mu siia ja siin ma ka magan, siis annab ta maja mulle. Mul ei jäänud muud üle, kui uuesti tema eest palvetama hakata. Läksin tagasi hoovi, tõmbasin värava kinni ja helistasin meie töötajatele, et kõik ühiseks palveks kokku kutsuda. Mõni minut hiljem istusimegi kõik koos esitrepil näoga värava poole ja tõstsime oma hääled ülistades ja selle vaese naise eest palvetades issanda poole.
Mulle tundus, et saatan kasutas ta keha ja naine ise oli liiga abitu ja kaitsetu, et talle vastu seista. See tundus olevat järjekordne armetu katse rünnata Noelli perekonda just enne seda, kui nad Haitile jõuavad. Meie palved muutusid aina valjemaks ja enesekindlamaks. Kogesime, et vaenlane on kaotamas ja oligi juba kaotanud. Minu üle tuli rahu, mis ületas kogu selle kaose ja ma teadsin, et see lahing kuulus Jumalale ning oli lõpetatud. Tegin värava lahti ja läksin välja vaatama ning nägin, kuidas naine korjas oma lina üles, toppides selle koti tagasi ja jooksis minema. Jätkasime tiimiga ülistamist, palvetades naise ja tema hinge eest. Palvetasime sama palvet, mida kasutasime iga kord, kui kogesime kellegi rünnakut. Palvetasime, et näeksime teda uuesti päevavalguses. Palusime Jumalat, et ta kasutaks meid sellele naisele valguse viimiseks ja et me näeksime teda peagi päevasel ajal. Sel ööl oli mul praktiliselt võimatu magama jääda, kuna mõtted keerlesid pidevalt päeva kummaliste sündmuste ümber. Viimaks ma siiski rahunesin ja jäin magama. Tundus, nagu oleks möödunud kõigest mõni minut, kui väljast kostis tuttav hääl. Megan, Megan! Ronisin unisena trepist alla ja läksin värava juurde. See oli Bernard, kes lehvitas mu näo ees mingeid pabereid. Ta oli tulnud Danile ja Ritale üritava maja lepingut ära tooma. Ütlesin talle, et allkirjastan ja toimetan selle tagasi nii kiiresti kui saan. Mõtlesin naisele ja pearatsanikule ning ootasin, et minust ärkaks taas hirm, kuid vaimus seda ebameeldivat tunnet otsides avastasin, et seda polnudki enam. Tänasin Jumalat tema sekkumise eest ja kogesin endas kohe lohutust, julgust ja kaitset. Siis turgatas mulle pähe üks mõte. Kui saatan oli piisavalt meeleheitel, et füüsiliselt keegi mu väravasse paigutada, takistamaks mul Danile ja Ritale maja üürimast, siis ei olnud ta mitte ainult meeleheitel, vaid ka naeruväärne. Võisin ainult ette kujutada, kui suured plaanid olid isendal Rita ja Daniga. Haitil elatud aja jooksul olen kurjusega kokku puutunud tihti ja igasugu eri olukordades, näiteks katkestades täiemõõdulisi voodoo-tseremooniaid Pellepuumäel, võitluses lastekaubanduse vastu ja kaitstes Restaveke väärkohtlemise eest. Olgu mu vastaseks voodoo-preester, võltslastekodu pidav korrumpeerunud pastor või pearatsaniku teener, minu salarelvad on palve ja ülistus. Õpin, kuidas lasta Jumalal minu lahinguid võidelda. 23. peatükk. Vabaduse maja. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse. Luuka 4.18. Kuulsin tasast koputust väravale. Lükkasin värava lahti ja seal seisis umbes minuvanune neiu väikese lapsega. Neiu ja põngerjas nägid mõlemad väsinud välja. Ma ei saa enam tema eest hoolt kanda, ütles neiu. Mul on veel 2 last ja ma lihtsalt ei suuda enam nendega toime tulla. Ta jätkas oma kurtmist, jutustades mulle, kuidas ta peab leidma toitu ja ravimeid ning otsima, kus elada. Teadsin juba ette, mis järgmisena juhtub. Seda oli nii minu kui teiste välismaalastega varemgi juhtunud ning alati see murrab mu südame. Mu süda tagus nii tugevasti, et arvasin, et isegi neiu kuuleb seda. Ta hingas sügavalt sisse, vaatas mulle otsa ja ütles. Ma mõtlesin, et äkki sa saad mu lapse endale võtta, sest sina saad tema eest paremini hoolitseda kui mina. Kogusin hetkeks mõtteid ja palusin Jumalat, et ta aitaks mul neiuga kõneleda, nii et ta elus valitseks tõde ja et ta usuks oma vanemlikesse võimetesse ning et ta teeks meiega koostööd. Siis tuligi mulle idee ja ma rääkisin sellest ka neiule. Ta nägu lõi särama, kui tegin talle tööpakkumise, et ta võiks aidata meil koolimaja ehitusele liiva tassida. Samas närtsis ta naeratus kohe ja ta vastas. Aga mul ei ole kedagi, kes pisikese järele vaataks. Sa võid lapse kaasa võtta ja küll me mingi lahenduse ikka leiame, ütlesin mina. Järgmisel päeval, seistes värvipintsel näpus koolimaja tellingutel, kuulsin äkitselt maja tagant imeilusat lauluhäält. Piilusin läbi aknavõrede välja ja mu silmad täitusid pisaratega. Vaata, ütlesin Keitile,
kes oli mul jälle Haitil külas. See on tema. Olin just rääkinud Keitile neiust, kes eelmisel päeval mu väravale koputas. Nüüd vaatasime koos, kuidas neiu töötas koos teiste naistega, kandes pea peal 20 liitrist liivaämbrit, tütreke sealsamas Pellevuumäel puuvarju all istumas. Kõndimise ja töötamise ajal laulis neiu: halleluuja, halleluuja kuningate kuningale. Kahjuks pole see Haitil üldsegi ebatavaline, et naine sulle oma last pakub. Seda on minuga nii palju kordi juhtunud, et mul võiks olla tänaseks juba mitu majatäit lapsi. Tegemist on minu jaoks ühe muserdaivama kogemusega ja iga kord sunnib see mind uuesti põlvedele. Ma anun alati Jumalat, et ta hoiaks neid perekondi koos, kaitstuna ja varustatuna. Sellised juhtumid tuletavad mulle taas meelde, miks ma siin Gressiers olen ja miks ma teen, mida teen. Respaie Haiti kaudu on meil võimalik anda lastele haridust väga madala õppemaksu eest, vajadusel tasuta. Me julgustame lapsevanemaid oma lapsi endale hoidma ja neid kooli panema. Me toidame koolilapsi ja lisaks nädalavahetustel ka kogukonna lapsi ning varustame sadu kohalikke inimesi töökohtadega. Väravale koputanud neiu sarnased naised innustavad mind tugevamini võitlema, kauem töötama ning põlvitama ja paluma Jumalalt järgmisi samme, mis aitaksid neil naistel oma pere eest hoolt kanda. Nii paljud Haiti naised ei taha tegelikult oma lastest loobuda. Paljud külastajad, eriti ameeriklased, tulevad Haitile ja mõtlevad, et ainuke lahendus on ehitada neile lastekodusid. Selle asemel oleks Haitile vaja ettevõtteid ja töökohti, mis võimaldaksid naistel oma lapsi ise kasvatada. Nad igatsevad olla head lapsevanemad ja emad oma lastele, kuid tihti pole neil võimalusi oma lastele toitu, ravimeid ja haridust hankida. Lugematute probleemide ja takistuste tõttu ei ole nendel lugudel alati õnnelikku lõppu. Sellest pole väga kaua aega möödas, kui tormasin koju, möödudes kiiruga ühest noorest tüdrukust, kes istus mu maja ees trepil. Olin juba otsapidi köögis, kui äkitselt jõudis mulle kohale, mida olin sidenedes märganud. Kas ma tõesti nägin õigesti? Mu silmad täitusid pisaratega. Keerasin ringi ja läksin tagasi õue, et vaadata tähelepanelikumalt. Tüdruk oli minu poole küljega ja ta kõht oli silmnähtavalt paisunud ning puhkas ta kätel. Mu peast jooksis läbi miljon mõtet. Ta on nii noor. Kus ta küll on olnud? Miks ma teda varem üles ei leidnud? Pigistasin silmad kõvasti kinni, palvetasin, et pisaraid end vaos hoiaksid ja läksin ning istusin tüdruku kõrvale trepile. Kus sa olnud oled, küsisin. Kummardusin, et teda emmata ja tema hoidis minust samuti tugevasti kinni. Juhatasin ta majja ja uurisin, miks ta sel aastal koolis pole käinud. Ma otsisin sind, ütlesin. Ma uurisin kõigi käest, kuid mitte keegi ei osanud öelda, kus sa oled. Ma elasin pere juures ühes teises linnas, ütles tüdruk. Kuidas sul läheb? Tüdruk ehitas õlgu. Ma sain just 15. Osutasin tema kõhule võimetu mingitki mõistlikku küsimust moodustama. Ta sai selletagi aru. Ta vaatas maha ja väänutas oma käsi. Ma olen rase. Tõesti, püüdsin mitte midagi enne aegu eeldada. Asjalood olid aga märksa hullemad, kui olin arvanud. Ta oli olnud teel koju, kui teda rünnati. Suu kaeti kinni ja ta suruti maha. Pärast oli ta sellest politseile rääkinud, kuid see ei teinud midagi. Ründaja pääses minema ilma, et teda oleks kunagi leitud ja karistatud. Pigistasin ta käsi ja vaatasin talle otsa. Nägin seal hirmu, kurbust, häbi ja valu, mis kõik olid sinna sügavale peidetud. Vägistamine iseloomustab vaenlase kogu inetust ja selle praeguse maailma kurjust. Kui jäin tema masendava ja laastava olukorra üle pikemalt mõtlema, see ähvardab mind alati maha murda. Tuletas issand mulle kohe meelde, et meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluse kurjuse vaimudega. Jumal tuletab mulle meelde, et maised lahingud on täis traagikat, südamevalu ja murtust, kuid meie ülesanne ei seisne selle maailma vastu võitlemises. Jeesus on maailma ära võitnud. Minu ülesanne on jagada valgust. Kuna osal meie kooli õpilastest, nagu sellel tüdrukul, tuli teinekord seista vastamisi väga keeruliste,
kompromiteerivate ja ohtlike olukordadega, siis hakkas mul tekkima tunne, et me vajame nende jaoks eraldi turvamaja. Kuid unistusele ja tahtmisele vaatamata kartsin ometigi edasi liikuda. Ma polnud kindel, kuidas seda kõike korraldada või rahastada. Lisaks polnud ma kindel, millistel alustel neid tüdrukuid sinna turvamajja valida. Otse loomulikult, niipea kui lõpetasin selle kõige pärast muretsemise, seadis Jumal ise kõik ilusti paika. Ta hakkas tõesti kõike ise korraldama ja mul ei jäänud muud üle, kui lihtsalt temaga sammu pidada ja tema juhtnööre järgida. Jaanuaris 2013 tuli üks õpilastest pärast koolipäeva minu juurde koju, et rääkida. Sellel 16-aastasel tüdrukul oli palutud lastekodust lahkuda, kuna ta olevat liiga vana ja sealne direktor tahtis oma asutusse ainult armsaid väikeseid lapsi. Kuna tüdruk ei teadnud, mida teha, asus ta elama oma kasuvenna juurde, kes töötas nädala sees Port-au-Prince'is. Tüdruk vaevu tundis teda. Jutustamise ajal tundsin, kuidas mu süda hakkas tüdrukule ja tema olukorrale kaasa elama. Mõni nädal hiljem tuli tüdruk uuesti minu juurde koju. Mul on nii selgelt meeles, millise julguse ja tarkusega ta mulle otsa vaatas ja ütles: mul ei ole seal turvaline. Ta kartis, kuid leidis endast siiski julgust, et asi ausalt ära rääkida. Paljud tema vanused seda teha ei julge. Rohkem polnudki vaja, et ma tegutsema asuksin. Juba samal päeval saatsin haitilastest ja ameeriklastest koosneva meestekamba tüdrukuga kaasa ja nad aitasid tal senisest elupaigast oma asjad ära tuua. Seejärel kolis tüdruk samasse majja, kus elasid Respaie vabatahtlikud. Ma ei taibanud veel, et rattad olid liikuma hakanud ja Jumal näitas, et meil on vaja omaenda turvamaja. Järgmine päästeoperatsioon leidis aset juba mõni päev hiljem, kui meie armas ja särtsakas sõper Darlene, Respaie töötaja, avastas, et tema 16-aastane õde elas ühes lähimatest linnadest Restavekina. Respaie tõttu oli Darlene hakanud aru saama, millises orjuses tema õde oli. Nad polnud teineteist 5 aastat näinud, kuid mida rohkem Darlene oma õe olukorrast teada sai, seda enam ta mõistis, et peab midagi ette võtma. Darlene arutas minuga seda olukorda, silmad hingevalust tulikuumi pisaraid täis. Kahjuks oli tegemist tüüpilise Restaveki olukorraga. Tema õde ärkas hommikuti 3 ja 4 vahel, pesi autot, valmistas kohvi ja hommikusööki, pakkis teiste laste lõunasöögid ning saatis nad kooli. Koju tagasi tulles ta koristas, pesi pesu, tegi süüa, ostis toiduaineid ja tegi igasugu muid erinevaid töid. Kuigi ta oli registreeritud pärastlõunakooli, siis tegelikkuses polnud tal kunagi aega sinna minna. Lisaks puudusid tal õpikud. Ta oli üleval ja töötas iga päev kella 11-ni õhtul. Sellal, kui Darlene mulle oma muret jagas, aimasin sisimas, et Jumal juba toimetab taustal. Mis sa arvad, mida me tegema peaks, küsisin ta käest ja palvetasin vaikselt. Ta ei saa kauemaks sellisesse olukorda jääda, ütles Darlene söeka, pahase häälega. Ma pean ta sealt välja saama, isegi kui mul tuleb selleks maja üürida. Ma pean ta ära tooma, et ta saaks elada siin lähedal. Naeratasin Darlene'i õiglase viha peale. Aga ma tahan, et ta koolis käiks. Kas ta saaks sinu koolis käia, uuris Darlene. Muidugi. Ükskõik mis, mine ja tooda ära, vastasin. Sa ju tead, et ruumi meil jagub. See polnud kerge. Inimesed, kelle juures ta õde elas, ei tahtnud Darlene'ile õe sünnitunnistust kätte anda, sest nad tahtsid teda oma Restavekina kasutada. Darlene hüppas koos Tatsiga mootorrattare ja sõitis kohale. Ta pidas maha vihase vaidluse mehega, kes tema õde vangina hoidis, sest too väitis, et tal on tüdrukut vaja, sest tema naine viibivat Ameerikas ja on kohe varsti 3. last sünnitamas. Kui Darlene seda juttu kuulis, vihastas ta veelgi enam ja seisis kindlalt oma õe vabaduse eest. Mõned päevad hiljem istus Darlene'i armas 16-aastane õde meie verandal ning kiigutas end võrkkiiges edasi-tagasi. Ta ei naeratanud, ta ei rääkinud, lihtsalt kiikus edasi-tagasi. Olen kindel, et ta oli sellisest elumuutusest täielikus šokis ja segaduses. Aja jooksul aga hakkas ta teraapia, armastuse ja Jeesuse abiga oma orjusest vabanemisega kohanema. Paari järgneva nädala jooksul lisandus meile veel üks 14-aastane ja üks 16-aastane tüdruk, kellel oma titagi kaenlas. Mõlemad tüdrukud põgenesid raskest, orjuse ja vägivalla keskkonnast. Nüüd, kus töötajate maja oli rahvast täis, saigi see mulle tõukaks, mis pani mind liikuma.
Teadsin, et neile tüdrukutele on vaja turvalist kohta, kus nad saavad paranema hakata, andestada ja kasvada. Otsisin meie ümbruskonnast sobivat maja ja peaaegu kohe leidsingi ühe, mis asus mäel meist jalutuskäigu kaugusel. Maja oli armas, tõeliselt soodsa hinnaga ja sobis tüdrukutele täiuslikult. Allkirjastasin üürilepingu ja me asusime seda tüdrukute ja nende laste jaoks sisustama. Kõik juhtus nii kergelt ja kiiresti. Tean, et ma ei tohiks sellest nii üllatuda, kui sujuvalt Jumal võib mõnikord liikuda, kuid ma teen seda ikka veel. Andsime majale nimeks Vabaduse maja ja kaunistasime selle seinad inspireerivate ja armastust täis kirjakohtadega, mis teevad olemise hubaseks ja turvaliseks. Vabaduse maja tüdrukud on alustanud koolis käimist ja mõned neist õpivad samaaegselt ka emaks olemist. Neil on fantastiline majaema, kes juhendab, armastab ja õpetab neid. Mida vaenlane plaanis hävitada ja purustada, selle pöörab Jumal ringi millekski ilusaks ja vabaks. 24. peatükk. Theodori unenägu. Ära kunagi karda usaldada tundmatut tulevikku tuttava Jumala kätesse, on öelnud Corrie ten Boom. Haiti on müüride riik. Kõik Haitil elavad inimesed, kellel selleks piisavalt raha, lasevad oma kodu ümber müüri ehitada. Kallimast hinnaklassist müürid on valmistatud betoonplokkidest, 3-meetrised või kõrgemadki, ja nende ülemine osa on kaetud keerdusokastraadiga või segusse kinnitatud katkiste klaaspudelite ja oradega. Rasked rullikutel veerevad raudväravad avavad ligipääsu müüri taga asuva maja ja aia juurde. Inimesed, kes ei saa endale turvamüüre lubada, üritavad neid ikkagi üles panna, kasutades selleks kaikaid, plastikut, vineeri ja maavärina järgsest ajast järele jäänud vanu koormakattetükke. Müürid ja valvurid on hädavajalikud, kuna näljased ja meeleheitel inimesed varastavad ükskõik mida ja ükskõik millal ja ükskõik kellelt. Pikk ja kõhetu Cressierist pärit mees nimega Theodor teab seda. Ühel ööl ärkas ta maja eest kostvate häälte peale, ronis voodist välja ja läks asja uurima. Ta nägi ühte matšeetega meest tema hästi hooldatud aias endale puu otsast jahubanaane lõikamas. Jahubanaanid olid väärtuslikud ja Theodoril oli vaja toita oma 3 poega ja naist, nii et ta rutas kohe välja, et takistada mehel tema toitu varastamast. Varas hakkas Theodorile vastu ja vehkis oma matšeetega täpselt tema näo ees. Theodor tõstis kaitseks käe ja matšeete löök lõikas talle sisse, peaaegu luuni välja. Kuulsime Theodori kohutavast vigastusest siis, kui ta teismeline poeg oma isa meie juurde tõi ja abi palus. Eemaldasime Jossiga Theodori käelt määrdunud sideme ja me mõlema suud vajusid hämmastusest lahti. Üks naaberlinna haiglaarst oli üritanud vigastusega midagi ette võtta, kuid asi nägi välja, nagu oleks lihunik üritanud lihatükke juhuslike õmbluste abil kokku õmmelda. Tundus, et käsi ei ole paranemas. Theodor kannatas kohutavat valu ja lisaks ei toiminud ka ta sõrmed ja ranne korralikult. Mul on vaja, et mu käed oleks korras. Kuidas ma põllutöid teen, kui mu käed ei tööta? Nägime Theodori silmis kurbust, viha ja hirmu, sest ta tundis muret oma pere toitmise pärast. Ma ei teadnud, kuidas talle vastata. Kõik, mis me teha saime, oli haav ära puhastada ja panna uus side peale. Samal ajal, kui me tema käe kallal toimetasime, ütles Theodor midagi, mis pani mu häirekellad tööle. Ta kaalus mõtet saata oma pojad, kes olid vanuses 6–14, tööle Dominikaani vabariiki. Mees oli kuulnud, et Haiti lapsi koheldakse seal halvasti, kuid väitis, et tal on seal pere. Ta selgitas vaikselt, et tema vigastuse juures on see tema arvates ainus valiku võimalus. Siis aga ütles Theodor midagi, mis kohutas mind veelgi enam. Ükskord olevat tema juurde tulnud mingi mees ja pakkunud talle oma abi. Kõik, mida Theodor tegema pidi, oli oma lapsed Port-au-Prince'i viima. Kui Theodor oli koos lastega kohale jõudnud, oli kõnealune mees tema lapsi ühele võõrale isikule tutvustanud. Theodorile osutades oli ta öelnud, see on lihtsalt üks tore mees, kes aitab neid lapsi, kellel pole ema ega isa. Sel hetkel oli Theodor mõistnud, et tema lapsi tahetakse sellele võõrale inimesele maha müüa ja ta krahmas oma lapsed kaasa ning lahkus. Kui ma neid lugusid kuulsin, annusin Theodorit,
et ta ei hakkaks oma laste suhtes veel midagi ette võtma. Anna mulle paar päeva aega, et saaksin selle olukorra pärast palvetada ja siis vaatame, mis me teha saame, palusin sidumist lõpetades. Mees jäi nõusse ja ma saatsin ta teele koos väikese kotitäie ubade ja riisiga, millest jagus ta perele mitmeks söögikorraks. Järgmistel päevadel rääkisime Jossiga Theodorist. Kuidas saaks Respaie Haiti teda kasutada? Kooliala ümbritsev müür polnud veel päris valmis ja me vajasime veel ühte valvurit. Theodor sobiks selleks tööks ju suurepäraselt. Tol hetkel oli koolivaheaeg alles poole peal, nii et Theodoril oleks aega veel paranemiseks. Theodori valu aga läks hullemaks ja järgmise paari nädala jooksul halvenes tema sõrmede ja randve liikuvus veelgi. Ühel päeval ilmus ta välja kurtes, et ei tunne enam oma vigastatud kätt ja samal ajal piinas teda intensiivne valu. Joss oli Theodori eest palvetanud ja aja jooksul temast väga hoolima hakanud, nii et ta otsustas, et viib mehe tagasi haiglasse, et teda ühele teisele arstile näidata. 10 tundi hiljem jõudsid mehed tagasi. Theodori peopesas olid mõned rohelised täpid, kus oli tema tundlikkust testitud ja see oligi kõik. Ei mingeid soovitusi, ei mingit informatsiooni ja ei mingit ravi. Mitte kui midagi. Nüüdseks oli möödunud juba 3 nädalat ajast, kui me Theodoriga tutvusime ja tema haava puhastama ja siduma hakkasime. Teadsime, et peame midagi tegema, midagi enamat, või muidu võis ta oma käe liikuvuse täielikult kaotada. Kuid enne, kui seda teha saime, tuli Theodor ühel hommikul meie juurde ja nägi välja veidi teistsugune, kuidagi rõõmsam. Ta hakkas Jossiga vestlema ja rääkis talle öösel nähtud unenäost. Joss oli koos teiste ameeriklastega seisnud ümber Theodori ja palvetanud keeles, millest ta aru polnud saanud. Mees oli hirmunud ja vaatas Jossi poole. Mis toimub, küsis ta. Me palvetame sinu eest, vastas Joss rahulikult selles unenäos. Ikka oli Theodor ilmunud ja ärevil, kuni rühm inimesi tema ümber inglise keeles palvetas. Joss ütles, sa saad terveks, sa saad päästetud, sa ei pea operatsioonile minema ega rohkem raha oma käe peale kulutama. Seejärel pani Joss käele kreemi peale ja sidus uuesti kinni. Asja tegi veidi kummaliseks see, et kõik toimus ainult unenäos. Mitte keegi meist polnud ümber Theodori kogunenud ega palvetanud. Joss polnud talle neid sõnu kõnelenud ega ka mingit rohtu tema käe peale määrinud. Kuid, kui Theodor oli üles ärganud, siis oli unenäos juhtunud talle niivõrd reaalsena tundunud, et ta äratas oma naise üles ja jutustas talle, mis oli juhtunud. Tuli välja, et tema naine oli kõigest 3 päeva tagasi kohalikus kirikus Jeesuse oma ellu vastu võtnud. Naine oli istukile tõusnud ja käskinud mehel oma kätt liigutada. Veidi kartlikult tõstis Theodor oma käe ja üritas siis sõrmi peopessa kõverdada. Seejärel hakkas ta oma kätt randmest üles alla painutama ja sõrmi liigutama. Ta ei suutnud seda uskuda, kõik toimis ja ta tunnetas oma sõrmi. Mees vaatas oma naist hämmastusega. Tema soov oli täitunud ja ta oli saanud terveks. Kui ta sel hommikul juhtunud Jossile selgitas, ei suutnud ka Joss seda uskuda, kuid oli sellegi poolest täielikus vaimustuses. Ta polnud kunagi varem milleski sellises osaline olnud. Jossil on issandaga tugev suhe, ta usaldab tema juhatust ja on saanud oma palvetele vastuseid, kuid ta pole mitte kunagi kogenud sellist imelist ja silmapilkset tervenemist nagu Theodori moondunud käe puhul. Sellele lisaks veel kummaline ja ebatavaline unenägu, millest Joss ühte osalist oli etendanud. Kui Joss mulle Theodori unenäost ja tervenemisest rääkis, olime mõlemad rõõmu pärast endast väljas, kuid samas tundis ta end ka pisut süüdlasena, kuna tegelikkuses me ju ei olnud Theodori ümber kogunenud ega tema tervenemise pärast palvetanud. Ta oli seda kõike näinud ju ainult unes. Kogesime Jossi ja Respaie töötajatega, et peame olema tähelepanelikud, kuna ilmselt üritas Jumal meile Theodori kaudu midagi õpetada. Selleks, et Jumal antud nägemust austada, otsustasime õhtul kell 6 kokku saada, et palvetada. Mina pidin kutsuma ka Theodori, et siis päriselt tema eest koos palvetada. Kahjuks plaan ei toiminud, kuna mul ei õnnestunud temaga kuidagi ühendust saada. Mehe mobiiltelefon oli välja lülitatud. Üritasin korduvalt, kuid ikka asjata. Saime kell 6 Respaie külaliste maja eest reppidel kokku, et palvetada ilma Theodorita. Soovitasin alustada, lootes, et Theodor võib kuidagi ikka meie palveid tunnetada. Joss jutustas ka teistele Theodori vigastusest ja selle tagajärgedest,
unenäost ja tervenemisest. Istusime ja seedisime seda kõike ning tundsime aukartust Jumala väe ees. Niipea kui Joss oli pea langetanud, et hakata Theodori eest palvetama, kuulsime väraval prõmmimist. Metallne õõnes heli kajas läbi terve õue. Jooksin avama ja olin jahmunud, kui leidsin sealt Theodori. Ma ei suutnud uskuda, et see oligi tema. Ta oleks justkui õhust sinna tekkinud. Theodor astus naeratades koos ühe oma pojaga sisse ja hakkas meile oma lugu jutustama. Seejärel panime ta toolil istuma ja Respaie Haiti liikmed kogunesid tema ja ta kalli poja ümber. Panime mõlemale käed peale ja hakkasime nende eest palvetama. Tõstsime oma hääle taeva poole vaheldumisi küll inglise, küll kreoolkeeles ja nende palvete ilu tõi mulle pisarad silma. Üks imetoredaid töötajaid nimega Patrick küsis Theodorilt, kas ta ei tahaks oma usku kinnitada. Mees naeratas ja noogutas rõõmsa innukusega. Ta palvetas kõigi ees, tunnistades, et Jeesus on tema päästja ja issand. Theodori uni läks täide ja nüüd järgib ta Jeesust kogu südamest. Minu usk sai tugevdatud ja mu palveelu muutus. Joss rääkis mulle, et Theodori ime muutis ka tema usku täielikult. Me teame, et me teenime imede Jumalat, nii väikeste kui suurte imede. Epiloog. Päev minu elus. Pole olemat paremat paika kui vaid siin, sinu armastuses. Will Reagan, Set Affair. Keset meie hommikusi toimetusi ja sakimist hakkab majas levima Jossi valmistatud kuuma kohvi aroom. Vaatan kööki ja näen kohvikannu kõrval ootamas tassitäit värsket jääkohvi. Ainult, et seal pole jääd, sest meil pole kunagi jääd, kuid jook on pooleldi jahtunud ja valmis, nii et ma saan selle sealt kaasa haarata. Üks paljudest kingitustest, mis Joss mulle teeb, ongi just see hommikune julgustav energiasüst tema valmistatud kohvi näol. Põrkan ringi ühest toast teise, nööbitades pluuse, otsides sokke ja kohevdades väikese Jessi pikki krussis juukseid. Lapsed saavad riietumisega ühele poole, haaravad õpikukotid ja suunduvad treppide poole. Hoian ust lahti, kui lapsed ükshaaval, Michael, Jessica, Santil, Johanne annavad mulle ja Jossile põsemusi ning hüüavad. Nägemist, emme, nägemist, issi ja jooksevad siis trepist alla, et minna Respaie Haiti kristlikku kooli Bellevue mäel. Meie hommikune rutiin on tõenäoliselt ainus asi, mis meie päevades siin Gressieris normaalne on. Vahel ma tunnen puudust Louisiana mändide lõhnast, ihkan süüa Louisiana maasikaid ja jõevähki ning tunnen puudust ka sellest, et saaks mõnikord kas või õhukestki sviitrit kanda. Mõtlen oma fantastilisele Louisiana perekonnale ja nende ühistele pühapäevastele lõunatamistele. Mu süda peatub hetkeks neis meenutustes, kuid ainult viivuks, sest niipea, kui ma end tagasi olevikku lülitan, meenub mulle, et pole olemas ühtegi teist paika, kus ma parema meelega olla tahaks kui siinsamas Gressieris koos oma abikaasa ja lastega. Kõigest mõni minut pärast seda, kui mu lapsed koos Vabaduse maja tüdrukutega kooli poole asuvad, neid eskordib meie uskumatult armas sõber Wilbur, hakkab pihta üks väravale koputamine, mis jätkub läbi kogu päeva. Prõmm, prõmm, prõmm. Päev otsa õõnsaid metallseid prõmmimisi, mida korratakse nii kaua kui tarvis ja mida saadab läbi terve esiõue kaikuv valjuhäälne. Meigan, meigan! Prõmmimine ja hõikamine jätkub seni, kuni keegi alla läheb, raudvärava lahti veeretab ja uurib, kellega tegu ning mida soovitakse. See võib olla lapsevanem, kes tahab oma last kooli panna, kuid tal pole piisavalt raha, et õppemaksu tasuda. Või on tegu lapsega, isegi väikesed lapsed tulevad mu värava taha, et paluda end kooli nimekirja panna. Lapsed tulevad tihti ka selleks, et paluda abi koolitöödega või vajavad nad juhendamist või uurimistöö jaoks internetti. Emad tulevad, et küsida nõu lapse kasvatamise suhteprobleemide kohta või paluvad nad meditsiinilist abi, mida neil endil või mõnel pereliikmel vaja on. Tööotsijad tulevad meie juurest läbi, et tuua meile oma CV ja kandideerida tervisekliinikusse või kooli tööle. Meil on kodus hunnikute viisi CV-sid. Näljased tulevad, et paluda süüa või julgustust või eestpalvet.
Viga saanud täiskasvanud ja lapsed tulevad siia, et paluda abi lõikehaavade, hammustuste, nihestuste ja vigastuste, palaviku, löövete ja kõiksugu teiste esmaabi vajavate muredega, kaasa arvatud peksu ja piitsutamise tagajärjel tekkinud vigastustega. Me tegeleme isegi loomade põhjustatud probleemidega, nagu näiteks sigade või vabalt ringi jooksvate marutaudis koerte hammustustega. Koputused uksele ei lõpe kunagi. Meid külastavaid gruppe paneb see alati imestama, aga minu jaoks on need Haiti eluga nii läbi põimunud, et neist on saanud meie igapäevane elurütm. Minu hommikud on täis erinevaid koosolekuid, mis käsitlevad kõike, alates lastest, kes pole veel kooli nimekirjas, ja õpilastest, kes on haiged, kuni ehitustöö projektide heakskiitmiseni. Paljudel hommikutel, kui mu lapsed on kooli läinud ja päev alanud, jalutan Respaia Haiti kohvikusse. Nagu ma naljatlevalt ütlen, siis üks tähtsamaid asju, ilma milleta siin Haitil elada ei saa, on jääkohv. Niipea kui nägime Cressieris ühe peatänava ääres maha jäetud hoonet, otsustasime avada seal kohviku, mis oleks lahti varahommikust keskpäevani. Tatsi, kellest on saanud üks mu lähedasemaid sõpru, juhatab seda imelist paika. Tema armastus söögi tegemise vastu on nakkav ja ta valmistab parimat jääkohvi, kus on isegi jääd. Kohvik asub Cressieri riigi maantee ääres ja seetõttu teenindab see pidevat külastajate voolu, kes peatuvad, et nautida kuumi koduseid kaneelisaiu, värskelt pressitud mahla, smuutisid ja palju muud. Parim on aga see, et kohvik kuulub Respaia Haiti organisatsioonile ja kogu kasum läheb Respaia Haiti kristlikule koolile. Jumala visioon Respaia Haitis kasvab pidevalt. Jumal liigub Cressieris ja ta liigub kiiresti. 2,5 aastase ehitamise järel on meie kooli suuruseks rohkem kui 14 klassiruumi ja 500 õpilast. Meie köök, laoruum, tualetid ja kontoriruumid asetsevad kõik Respaia Haiti kristliku kooli valdustes. Kooli kõrvalhoones asub tervisekliinik. Jossi kirg ja armastus spordi vastu on samuti rakendust leidnud. Ta on asutanud 6 võistlevat jalgpallimeeskonda ja hiljuti tegi algust ka korvpalli, võrkpalli ja tennisega. Lisaks tavapärasele laupäevasele toiduprogrammile õpetame veel inglise keelt, lugemist, kunsti ja anname teisi erinevaid lisatunde. Meie missioon julgustada, varustada ja harida restavekke, orbusid ja vähekindlustatud lapsi on muutmas elusid. Mõnikord inimesed üllatuvad, kui kuulevad Respaia lugu ja mulle esitatakse igasugu küsimusi, kommenteeritakse ning antakse soovitusi. Kuid on üks vastus, mis pole minu jaoks kunagi kompliment. See frustreerib mind, kui kuulen kedagi ütlemas. Mina ei suudaks kunagi teha seda, mida sina teed. Minu vastus on alati sama. Me teenime ju sama Jumalat. Ta annab ju meile kõigile julgust, tugevust ja vaprust, et teha tema tööd. Me teenime sama Jumalat ja loomulikult ta annab meile kõike seda. Minul ei olnud mingit hiigelsuurt terviklikku plaani enne Haitile kolimist. Jumal juhatas mind oma südamesse ja lõpuks ka mu kireni, milleks on Haiti laste õigus olla vabad ja haritud. Olen korduvalt näinud, et Haitil on üks peamisi vaenlase rõhumisi vahendeid mitte toimiv haridussüsteem ja seetõttu hariduse rohkus ja just parema hariduse rohkus võrdub tegelikult vabadusega. Haiti tuleviku võti seisneb hariduses ja kui need lapsed ei lähe kooli, siis nad ei oska lugeda, kirjutada ega liita lahutada. Ilma nende oskusteta ei ole neil kunagi võimalik alustada ega juhtida oma ettevõtet või leida töökohti, et oma pere eest hoolt kanda. Mõned teist lastest on pärit peredest, kes on liiga vaesed, et oma lapsi kooli saata ja paljud teised on nagu Michael, orvud, kellesse ei panusta mitte keegi ja kellele ei paku keegi võimalustki. See ongi koht, kus meie mängu tuleme. Kristuse ihuna on meil kohustus nende laste eest võidelda. Jumal on kutsunud sind ja mind nende eest võitlema. Kuigi me ei saa kunagi olla kindlad, mis plaanid Jumala Respaiaga tulevikus on, siis hetkel me teeme plaane, et ehitada koolimajale veel klassiruume juurde ning koolikompleksi juurde ka rahvamaja. Kindlasti sooviksime veel rohkemate lasteni jõuda Kristuse teemaliste tegevustega läbi kunsti, muusika, tantsu ja inglise keele. Meie suur soov on ühel päeval ehitada siia kogukonna tarbeks ka raamatukogu. Respaia Haiti armastab Cressieris töötamist. Samas me saame aru, et me ei ole siin selleks, et kedagi päästa. Seda suudab ainult Kristus. Meie oleme siin selleks, et näidata neile imelistele inimestele Jeesust ja näha Jeesust ka neis.
Meil on haitilaste usust sama palju õppida kui neil meie usust. Meie õpetajate, töötajate ja naabrite usk julgustab mind iga päev. Samuti julgustab mind nende usk Jumala võimesse meid varustada. Kui iga päev, mis oli täidetud kaose, rõõmu ja kurbusega, hakkab lõpule jõudma, meeldib mulle end tütarde toas põrandale selili visata, jalad Jessica voodi äärele toetada ja lakke vahtida. Lapsendamine on kaunis raske ja Haitil uskumatult komplitseeritud ning pikk ettevõtmine. Teel on nii palju tõkkeid, kuid ainus pilk oma imedate laste peale ja mulle tuletatakse kohe meelde, et see kõik on seda väärt. Puhkan jahedal kiviplaadidest põrandal ja kuulan, kuidas nad oma armsal häälel järgemööda palvetavad. Aitäh sulle söögi eest! Aitäh sulle emme eest! Aitäh sulle issi eest! Edasi jään ma pikalt mõtlema muutuse peale, mille tunnistajaks ma olen olnud, alates hammustamisest, küünistamisest ja karjumisest, musitamise, kallistamise ja armsate palvesosinateni. Mõtlen endamisi. See ongi lunastus, see ongi ilu ja see ongi ime. Autorist. Megan Bordeaux asutas Respaie Haiti mittetulundusühingu, et võidelda umbkaudu 300 000 Haiti lapsorja vabaduse eest. 24-aastane Megan järgis Jumala kutset ja algatas kõigepealt laste toitmisprogrammi, muutes seejärel terve lageda ja viljatu mäenõlva varjupaigaks ja koolimajaks 500 lapsele. Respaie Haitil on ka spordikompleks ja köök, kus valmistatakse 2 toidukorda päevas. 2013 valmis ka tervisekliinik. Aastate jooksul on lisandunud veel hulgaliselt eri projekte, nagu näiteks kirik, rahvamaja, raamatukogu ja teraapiakeskus. 2012. aastal adopteeris Megan 2 Haiti last, kes olid õed. Järgneval aastal abiellus ta oma parima sõbra Josh Sandersoniga ja koos adopteeriti veel 2 last, õde ja vend. Rohkem infot Respaie Haiti ja Megani kohta leiad respaiehaiiti.org.